hommikust, käes on laupäev ja ajasõidud on nüüdseks läbi. On aeg eliminaatorites hakata ülespoole rühkima. No esialgsed plaanid, kui me siia tulime, et hakkame sõitma rekordid, aga tundub, et see võidujanu ja strateegia hakkab siis nagu võimust võtma, nii et me peame targalt sõitma esimesed 200 meetrit täiega ja vaatama siis, kas vastane jõuab järgi või ei jõua järgi või kas meie jõuame temast mööda, et see sõltub eks konkreetsest vastasest, aga plaan on ikkagi võidu suunas minna ja kuna meil on ikkagi 27 konkurenti, siis ronida on nagu pikalt, et ei ole lihtne. Aga mis me tegime? Eile tegime ju ajasõiduks selle 667 ära, nägime, et seade on selline natukene rabe, juht oli veel natuke rabe. Esiteks me parandasime ära juhi eile öösel ja tegime autole väikese seademuutuse ja ka siis selle aerodünaamika muutuse, et me võtsime tagant ära sellise serva tagaspoileri pealt, mis surus autot Vinissi joone peal rohkem alla, kui stardis ta üldsegi kükitas, nii et tundub, et see downforce on olnud raju, aga kuna rada on väga-väga hea, siis seda lippi või seda serva ei ole vaja, et keerasime selle alla ja et see meid siis ei pidurdaks, nii et ega siin ei ole midagi. Esimene eliminaator algab siis mõne tunni pärast juba ja praegu siis alustame auto soojendamisega ja vaatame veel viimased kruvid üle, mida siis saaks keerata. Nii et paljud ei saa aru, et miks peab pidurdama, miks peab üks varem startimas. Tegelikult kogu selle klassi eripära ongi see, et need autod on aetud reeglitega võrdseks. See tähendab seda, et kui sul on 4 silindrit, selline kaal, selline käigukast näiteks, siis sinu indeks on see ja see, eks ju. Ja kui sul on 8 silindrit ja see konkreetne auto kaaluga see ja see, siis sinu indeks on jälle teine. Ja niimoodi on aetud siis autod nagu indeksiga võrdseks. Tähendab seda, et kellelgi ei ole eelist, et tal on rohkem silindreid või vähem silindreid, eks ju. Ja see teeb muidugi asja väga keeruliseks, aga samas väga põnevaks, sest et reeglina selles klassis domineerivad 4-silindrilised, mis on spetsiaalselt tehtud üle 3 liitristeks. Kubatuurid mööndusi ei tehta, aga samas silindreid on 4, mis annab nagu indeksi mõttes väga suure eelise. Väga lahe nagu klass. See on üle maailma väga tuntud, eriti Ameerikas. Ja nüüd ma vaatan, et Rootsis on ta juba aastakümned sama popp olnud, kui sa vaatad siis 27 osalejat ja tegelikult ei võetud ju kõiki soovijad sõitma, nii et väga lahe. Tundub, et tuleb raju sõita. No, nagu algul plaan oli, et ma kuulsin seda, et meie konkurent võib olla katki. Seda näeb pärast poole muidugi, võib olla juhtub imes, aga kuna indeks on ees, siis me ei taha seda ennem järgmist konkurenti ära lõhkuda oma indeksit, et sealt nagu midagi kärbitakse, sest et praegu hetkel selle indeksiga, mis mul praegu on, ma saan startida 0,1 sekundit varem kui näiteks järgmine konkurent, kes on tegelikult päris arvestatav. Ja kui ma selle nüüd soolasõidus peaksin ära rikkuma, siis tekib olukord, et me ei tohi üldse enam eksida. Nii et ma arvan, et teeme esimesed 300 meetrit täiega, gaas üles, varjud lahti, et testida seda rekordisõitu. Seik oli, aga muidu läks nagu loom. Lõppkiirus 334, väga hea. Töötas väga hästi lõpp. Eks siis järgmine võidu peale, siis saab kui sõita kiirelt. Aga teel on väljas? Jaa.
mis sinisest kuradi õlisuitsust sa räägid? Ta tuli külg ees, peaaegu seina. Ja. Mees tuli, tegi piruetti mu nina ees põhimõtteliselt. Rehvi vilin oli nii raju ja gaas käis maha peale selline tunne, et vend vajutas gaasi ja piduri ees sassi või midagi. Ja varjud ei tulnud lahti või ma ei saanud aru. Ei, mina nägin seda, et ta läks põlema ja siis ta vajutas loha, et ruttu maha saada. Ei, kui ta ruttu maha oleks saanud, siis ta oleks jäänud ka seisma, aga vend oli seal täitsa ennem seda seina, lõpuseina. No tegid oma elu huvitavaks selle, jah? Tegin natuke põlevamaks selle, jah. Meil ilmselt läks stardis vähe paljuks seda hobujõudu. Põhimõtteliselt me peame natuke hobujõudu vähendama stardis, seepärast et ta läks nii kui siduri päästasid, nii kuradi kohe tõstis perse üles, tegi niimoodi, võidi. Piru ette. Mees oli kuradi nina sardi poole ju. Vinissis. Lõin varjud lahti ja pidurdasin, aga pidurdades viskas käest ära ja viskas ninaga seina. Et selles suhtes käigukast plahvatas ära ja läks põlema sellest. Midagi juhtus käigukastis. Enne finiši joont. Aga õnneks on tähendab selles suhtes, et ta viskas risti ära, viskas ta seina ninaga, et täpselt sama turbo oli lihtsalt põmsti ära. Nüüd peab turbo ära võtma ja siis saab ära teha, muu on okei. Jaa, ma arvan küll, jah, ta läks küll üle pöördesse kõvasti, kui käis, aga ma lõin välja ta, lõin välja. Nina korda tegema ja saab järgmine aasta uuesti rajali, see aasta on meie hooaeg on läbi katus. Aga 6-3. No reguleerid sidurit jälle? Jaa, no täna hommikul rada hästi ei pea. Ei ole siukene eilne hea õhtune soojag, et siis võtame jälle raskust ära. Eile oli rada parem, täna kõik suured autod lähevad saartes ringi. Ja nagu meil ka, isegi meie oma mikroautoga saame veidi ringi. Ameerika mõistes on meie nanotehnoloogia. No ei ole üldse hea, et ta katki on ju. Võiks ju olla täitsa terve, eks ju. Siis Rootsis on Simpson Euroopa ühesõnaga siis esindus, mis siis toob maale Ameerikas seda Simpsoni turvavarustust, nii ülikonnad, kiivrid, klaasid ja meie oleme Eestis siis omakorda Simpsoni Euroopa edasimüüjad ja praegu käisin boksis ära, sain bossiga kokku, tegime väikse selfie ja valisime mulle ideaalse sobiva uue klaasi ja seda mitte raha eest, vaid täitsa sponsor korras, nii et Simpson, it's cool, yeah. Viittamäkille hitta ja vinkkati vuotta. Alldeles oroligt. Oli tahtmine väga suur, aga meeskond tõmbas käsipiduri peale. Ühesõnaga plaan on selline, et nüüd sõltub sellest, kumb vastane, kes meie ees sõidab ja võidab, et sellest sõltub, kas me võime oma indeksit väiksemaks kärpida või ei. Aga parem, kui me nüüd mõtleme selle peale, et me võistluse käigus tekkis niisugune võidujänu tohutu, siis parem on oma indeksi mitte lõhki sõita ja testida 300 meetrit. Seadistaks selle stardi, 300 meetri pealt me juba iga 100 meetri tagant saame ju mingi data ja kui see
räägib meile rekordi keelt, siis me oleme rahul. Mina tõstan gaasipedaali, ma olen järgmises ringis niikuinii, sest mul on soolo. Puristamine oli see, et ma ütlen sulle, et mul kadus pilt ära ja ma arvan, läks piiresse sisse täitsa. Sest ma ei näinud isegi käigukangi, ma lõin umbes ja lõin keskmise, mitte ei pannud ülemised. Vaadaru, lõin keskmise, tundsin, veab ilusti raiskab, hea küll. Siis tuli pilt ette tagasi, siis visiir oli kukkunud niimoodi siia poolest saadik ja siis lükkasin selle veel sõiduaega üles. Ja siis panin selle ülemise klahvi ja siis panin alumise klahvi. Mulle tundus ka, et oli piir. Nii ilusti, vaata. Öeldi, et 6.8 võib sõita, ma sõitsin 6.79. Ei no see ei ole See on näha, see käis niimoodi. Kuradi vale käik läks sisse. See on mingisugused komakohad, me saime karistust. Ja komakohad 0,01. Et homme on üks sõit 7-0 auto vastu, mis teoreetiliselt ei tohiks olla probleem, aga peale seda tuleb pähkel ja see kuradi võib rikkuda päeva või rikkuda meie tema päeva, nii et kellegi päev saab rikkuda. Kellegi päev saab homme õhtupoole rikitud, jah. Aga siiamaani me oleme väga hästi, sest me tegime oma lõppkiirusrekordi. Yeah! See siduri tolm näiteks oli mulle väga üllatus, et see näiteks praegu näiteks ääl ei ole korras ja õhtul, kui ma olen teinud mingisugune 4-5 starti, siis ma natuke köhin ja sülitan seda kuradi musta siduri tolmu, mida tegelikult nagu eriti palju ei hooma seal autos, kui start käib, aga kui vaatad pärast kaamera videot seal sees, siis näed, kui palju seda tegelikult tuleb sinna, siis see läheb millegipärast kõik mulle kopsudesse. Pühapäeva esimene eliminaator ja lõpuks ometi kellegi vastu, nii et vaatame. Igal juhul me paneme täiega, see on nagu kindel. Ma loodan, ma käiguvahetused saan õigel ajal tehtud jälle. Vasak võitis. Seda võitis. Stardiga kaotasin. Kõik oli väga ilus, aga stardis mökkas maha. Ma ei saa aru, kuidas nagu kõedi, mille järgi nagu Viljar kaotas. Punast ei võtnud. Saadki punast võtta, aga... No võt, raisk, oled liiga enesekindel. Vastane leidis mingi kuradi salarelva välja, aga mis siis ikka. See on varem laeva lihtsalt. Pakime kokku ja ma ei leidnudki üles, terve 4 päeva sõitsime ja me ei leidnudki üles, miks ta esimese käiguga koha pealt minnes hakkab paukuma. Ja sellest tuleb kuidagi lahti saada ja sealt kaotab nagu nii palju. Ja Vinissioonel ma olin nagu nii kuradi ebaselge oli olukord, et kes kumb võitis, nii et lõpus ootasime mõlemad, et aga mina juba teadsin tegelikult, mulle raadios öeldi, et kaotasime napilt. Nii et siit edasi lähme käime veel Soomes, sõidame Top Tour Slammeri viimase etapi ära ja ega muud. Soome meistrivõistlused on võidetud, karikas tuleb ära tuua. Rootsi meestele jätsime siis järgmiseks korraks väikse seemne, nii et